No nii, hoiame kinni tema muutumatus käest ikka igal päeval. Ja tänasel päeval me peatume nende sündmuste juures, millest me oleme natuke lugu juba kuulnud, aga ma loen veel Matteuse 28. peatükist, salmid 1-9. Ja see on siis Matteuse evangeeliumi järele ülestõusmise lugu. Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja, Magdalena ja teine Maarja hauda vaatama. Ja ennäe sündis suur maa värisemine, sest issanda ingel laskudes taevast tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi. Aga hirmust tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud. Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles, teie ärge kartke. Ma tean, et te otsite ristil löödud Jeesust. Teda ei ole siin. Ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles. Tulge vaadake paika, kus ta magas. Ja minge kiiresti ja öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist. Ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse, seal te saate teda näha. Vaata, ma olen seda teile öelnud. Ja haua kambri juures kiiresti kartuse ja suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele. Ja ennäe, Jeesus ise tuli neile vastu ja ütles, olge rõõmsad. Ja nemad astusid ta juurde, haarasid ta jalgad ümber kinni ja kummardasid teda. Siis Jeesus ütles neile, ärge kartke, minge teatage mu vendadele. Nad läheksid Galileasse ja seal saavad nad mind näha. Amen. See on nii huvitav Jumala sõnadega, või nii huvitav lugu selles mõttes, ta on nii palju erinevaid sellised nüanssi ja kuidagi mõtted tuleb sealt välja, mida nagu võiks esile tuua. Et kui tuli taevane ingel, kes kivi ära veeretas, siis on öeldud, et sõjamehed, valvurid kukkusid maha nagu surnud. Aga need kaks noort naisterahvast seal, neile ütles ingel, aga teie küll ärge kartke, lastes sõjamehed kardavad. Aga teie olge julged, selle mina. Jeesus on üles tõusnud ja ta ilmutab ennast teile. Et see on nii huvitav, et sõjamehed olid läbi, 2 noort naisterahvast tipp-top, olid rõõmsad sellest. Ja nii palju neid nüansse, mis tuleb tegelikult sellest sõnast välja. Paljud meist on olnud olukordades, kus me igatseme Jeesust näha. Ja oleme nõutuses nagu naised ülestõusmispäeval, ülestõusmis hommikul. Ja meie eluski vahel on sellised suuri muresid ja selliseid asju, mis on nagu suur kivi haua ees seal. Ja mõtleme, kes suudaks selle ära veedetada sealt eest. Ja me vahel tundub, et kui selle kivi keegi ära veedetaks, siis ma kohtuksin Jeesusega. Ja juba naistel oli see küsimus, me tahame minna sinna, kust me viimati teda nägime. Me nägime teda hauda panduna. Ma tahan veel kord temaga kohtuda, kas või surnuna. Ma tahan veel midagi head teha talle veel, nagu veel kalliste lõhnarohtudega salvida. Aga Jeesus on kadunud. Kuhu ta küll kadus? Oli esimene küsimus. Kas ta on ära varastatud? Me teame, et see legend, nagu me kuulsime sõnast juba, me loeme ise ka, et variserid ja tolle juudi ülemad ütlesid, et aetakse sellist kuulu juttu laiali. Me maksame kõvasti raha peale ka selle eest, et valvurisalk ei hoida Jeesuse surnu ihu kuidagi saladuses, et see varastati ära. Et see juttu kui läheks laiali. Ta on kadunud ja naistele ei ka see mulje, et ta on nagu kadunud. Terve Jeesuse maapealse elu me näeme, et väga paljud inimesed otsisid pidevalt Jeesuse kontakti.
kes tuli öösel teda otsima, kes tuli päeval ja ma usun, et meilgi on sageli olnud olukordi, kus me eriliselt hakkame Jumalat otsima, eriliselt Jeesust otsima. On need siin mingid rasked olukorrad, mis me ellu tulevad ootamatult või on ka selline üleüldine tagakius või looduskatastroof või õnnetus või sõda või vägivald või ka nälg ja me mõtleme, et Jeesus, kus sa oled? Me hakkame otsima sageli siis rohkem, kui me nagu oma ratsionaalne mõistus nagu ei suuda nagu lahendusi välja mõtelda enam midagi, mida ma nüüd teen. Ja kedagi oleks nagu appi vaja, kedagi tugevamat, kedagi targemat. Kedagi, kes ka üleloomulikult suudaks nagu asju muuta. See tohutu suur kivi, et keegi suudaks selle ära võtta eest. See on hea, kui teatakse kohta, kust abi otsida. Me oleme seda oma rahva elus näinud ka või paljude teiste rahvaste elus ka, et ega tegelikult kirikut vaja pole, aga kui raskustid tulevad meie maale näiteks või kuskile, et siis otsitakse kirikut kohe ülesse, kus on need kohad, kus Jumal tegutseb, kus Jeesus tegutseb. Ja vahel ka, kui kirikud ei ole, siis vähemalt ka mõni inimene, kes usub Jumalasse. Et ma olen kunagi rääkinud selle lugu vist, et kunagi ühel vallaüritusel oli suur saal, tühi saal oli ja väga palju seal kedagi ei olnud ja ma läksin ka sinna, istusin maha ühe suvalise pingi peale ja keset saali ja siis tuleb üks tähtis ametnik ja ütleb, ma istun ka sinu kõrvale, siis ma olen Jumalale lähemal. Et see mõtteviis tegelikult on hea tegelikult. Me teame sõjaajas ka lugusid tegelikult, kus mõnigi hoitis ühe Jumala inimese kõrvale kaevikutes. Teadis, et Jumal teda kaitseb, küll ta mind ka kaitseb siis. Ja need olukordi on räägitud küll, kus tõesti Jumala mees ütles, et lähme siit kohast sadale teise koha peale peitu. Ja just selle koha peale on tulnud mürsk näiteks. Aga see on hea teada, kust otsida Jeesust. Piibli esimesel leheküljel loeme, et Jumal külastas igal õhtul Aadamat ja Eevat. Kuid ühel päeval olid inimesed kadunud. Ja Jumal hakkasid otsima mööda aeda. Nad ei julgenud enam Jumala ette tulla. Midagi ei tulnud nende ellu. Ja vaata, kui raske minna siis Jumalat otsima, kui suhted on sassi läinud. Mõnigi ütleb, et ma ei saa kirikusse tulla, ma olen liiga patune. Aga Jeesuse läbi me saamegi just vabaks. Kas uskmatus on Jeesusel takistuseks? Ei ole. Nii palju on ka sellised legende. Ma mõtlesin, ma peaks tegema ühe sarja kohe või mõtlema välja kohe neid rahvalegende, mida räägitakse usu kohta, mis tegelikult paika, see on nagu müüdimurdja. Ta on mingi, et ma olen liiga patul, et kirikusse saab, või mis iganes sellised lugusid, need on tohutu palju tegelikult levinud rahva seas. Ja mis tegelikult ei ole üldse nii. Üks hea lugu muidugi on see, kuidas Jüri Gagarin kunagi käis kosmoses. Ma tean, Nõukogude Liidu üks esimene inimene, kes väidetavalt kosmoses käis jutumärkides. Täna me teame juba, et ta jutumärkides käis seal. Aga tagasi tulles kõik ajalehed üle Suure Venemaa rääkisid, et Jumalat ei ole olemas, sest ta ei näinud teda seal. Seltsimees Jüri ei näinud kosmoses Jumalat, ei kohtunud temaga, järelikult ei ole olemas. Ja seda legendi tegelikult levitakse tänase päevanigi paljudes kohtades veel, et kuna näinud ei ole, siis ei ole olemas. Ja see on tagi viimaste aastasadade nagu selline mõtteviis on tekkinud, just see ratsionaalsus või ütleme selline nagu
käega katsuda, kuidas ma saan. Kui ma käe katsuda ei saa, siis seda ei ole olemas. Tegelikult tänapäeva teadlased räägivad, et seda, mida me katsuda ei saa, on palju rohkem kui seda, mida me katsuda saame. Ja asjad ei ole alati nii, nagu me siiamaani mõtelda oleme. Aga kui sa oled oma elu olukordades olnud palves Jumala ees ja põlvitanud tema ees ja palunud abi ja see vastus on sulle nagu tulnud ja asjad on lahenenud, siis need müüdid enam ei veena meid, et Jumalat pole olemas. Ma olen seda isiklikult kogenud. Ja seda enam, kui ma olen kogenud, kuidas mu elu on muutunud tegelikult. Sellest päevast alates, kui ma kutsusin Jeesus oma ellu. Kui vaadata neid lugusid piiblis, kus Jeesus peale ülestõusmist kohtub jüngritega, siis me märkame, et Jeesus tuli ise nende keskele ootamatult. Ja ta tuleb nende juurde ja alati ei tunta teda ka ära üldse. Teame, 2 meest Emmause teel käis, kõndisid, rääkisid, mis oli kõik juhtunud, mis kõik maailm on kokku kukkunud, kõik on valesti. Ja üks meest liitub nendega, ajavad juttu pika veel käigu seal ja nad ei saa aru, et see Jeesus on. Ja kui jüngrid on koos ja Toomas seal ei ole, siis hiljem tuleb Jeesus uuesti, ütleb, vaata, mina olen see, katsu. Siin on mu haavad. Ta tuleb ootamatult meie juurde. Sama ootamatult langes ka püha vaim, kui pärast Jeesus taeva minemist. Jüngrid olid jälle koos. Kus inimesed teda otsivad, kus inimesed on avatud, sinna tuleb ka issand. Ja mõtlesin, kui oluline on tegelikult ka, et meiega oma südamet hoiame avatuna issand ees ja me kogudusena hoiame uksed avatud, et inimesed teaksid, et see on see paik, kuhu võib alati tulla ja issand tegutseb. Mitmed vaimulikud ärkamised on saanud alguse, kui Jeesuse järgijad tulevad kokku igatsusega saada Jeesusele lähemale. Parandavad meelt ja on ühel meele ülistamas ja palvetamas. Võib-olla täna sa oleks ka oodanud võib-olla suurt laulukoori siin võib-olla või mingi kodaniku bändi vähemaltki, aga veel ei ole, võiks öelda. Aga Jeesus on siin. Tema on ikka siin. Kus kohas tuleb otsida Jeesust? Naised otsisid ja äkitselt oli naiste juures 2 valges rõivas isikut, kes esitasid väga kummalise küsimuse. Miks te otsite elavat surnute juurest? Ja ma olen ise ka seda küsimust esitanud tegelikult. Kui ma paari kodal olen saanud käia Jeruusalemmas, oletatavat Jeesuse hauda vaatamas. See on suht kulukas ettevõtmine. Ja ma isegi ei tea, kas ma 3. kord tahaks vaatama minna seda. Aga täpselt pole teadagi, millisesse koopas Jeesus maeti. On pärimused, et see võis see olla. Või arvatakse, et see oli see teine. See tolle maa kultuur on niivõrd palju muutunud aegade jooksul, 100 aastate jooksul, et need paigad on sageli ära hävitatud ka. Ja räägitakse, et see paik Jeesuse haua kirikus, kus arvatakse Jeesuse haud olevat, sellest ainult põrand järgi jäänud. See kalju on ka pealt ära lõhutud, et see paik ei oleks mitte teada. Aga mis tõestab sulle, et Kristus on üles tõusnud? Tundsin ennast väga veidrana ühel päeval seda paika külastades. Kitsas stepp läks alla, seal oli altari laud ja laua all oli see kõige püham paik.
ja see rahvavool, mis sealt läbi käis niimoodi. Ma sattusin ootamatult sinna, kui preester enne seda oli viidukiga ära pühitsenud selle paiga, olin esimene, kes sisse astus. Ja mõtlesin, mis ma seal tegema pean hakkama nüüd? Mis ma seal vaatama pean? See on ju tühi, niikuinii ma tean ju. Et mõni suudles, mõni pühkis rätikuga seda kohta. Ma mõtlesin, miks ma seda tegema peaksin? Ma tean, Jeesus ei ole siin. Külastasime ka Jeesuse hauaaeda. Sealgi ei olnud kedagi. Seal haua ukse peal on silt. Teda ei ole siin, ta on üles tõusnud. Aga ma olen kohtunud temaga palju ootamatutes kohtades. On need ajad, kui ma sõjaväes olin ja mul oli kitsad ajad, kus Jeesus tuli ja võttis mu käest kinni ja viis olukordadest läbi. Lähemaste saadikute küsimus naistele tuletab meilegi meelde, et Jeesus tõeb otsida elavate keskelt, mitte surnute juurest. Ja ma usun, et üks paik ongi Jumala kogudus see. Siin on ju elavad inimesed koos. Inimesed, kes on Jeesusega kohtunud ja kes on meid toetamas ükskõik, mis olukorras. Vahel vajad sina toetust, julgustust. Teinekord vajan mina seda. Ja nii hea on selles mõttes kokku tulla ja olla koos. Sest Jeesus on siin. Aga mitte Kristuse kogudus ei peaks olema ka paik, kus Jeesusega kohtuda. Jeesus on igal pool, kus meie käime. Inglid andsid naiste kaudu ümritele korralduse, minge Galileasse, seal ma ilmutan ennast teile. Jeesus oli äkitselt nende keskel. Võib-olla oled ka külastanud oma elus mitte erinevad kogudusi, ka välismaal käies kuskil, kus ei saa aru, mida räägitakse, millest lauldakse. Aga see on nagu Jumala teenistus, käib. Ja sa lähed koju, sa tead, sa kohtusid Jeesusega. Ta oli seal. Ma sain temaga kokku. Lugesime, et Jeesus tuli ise neile vastu. Naistele ütles, olge rõõmsad. Salmis 9 oli see. Aga see 8. salmi vaadates, ka eelmises salmis on öeldud, et naised läksid haua juurest ära suure rõõmuga. See on huvitav, et sõjamehed hirmuga, naised rõõmuga. Ja kui lugeda seda 8. ja 9. salmi, siis eesti keeles on mõlemad nagu rõõmust räägitud. Aga kui vaadata kreekakeelset algset teksti, siis tegelikult erinevad sõnad on siin. Erinevad nagu nüansid on. Erinevad sõnad on. Kui see 8. salmis, kui naised läksid ära nagu rõõmsalt. Sa ikka oled vahel rõõmus, kui midagi hästi on või midagi korda on läinud, midagi õnnestunud. Sa oled rõõmus. Aga 9. salm, kus Jeesus ütleb, olge rõõmsad. See tähendab nagu sellist üleloovat rõõmust või kuidagi, mis väga eriliselt rõõmustama paneb. Sa kohe nagu tantsid ja hüppad ja kargad selle kohe, et küll on kõik, ma ei tea, kuidas eestlastel seda seletada. Eestlastel on nagu, ma ei mõtelnudki välja, kuidas eestlaste puhul on rõõmus olemine. Et kui suunurgad ülespoole, siis on rõõmus juba enne. Aga kuidas eriti rõõmus on, siis kui juba natuke nadatad ka juba. Aga et ma vahel tahaks olla mitte eestlane. Tahaksin vahel juut olla. Ja ma ei hakka ette näitama täna, kuidas juudid rõõmsad on. Aga kui tänase päeval Jeesus ütleb, olge rõõmsad, ma olen üles tõusnud. Kas see rõõmustab sind?
või paneb see sind rõõmust hüppama ja tantsima. 2. Korintuse 5. peatükk 19. salmis on kirjas väga rõõmustav mõte. Kuna see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega ega arvanud neile nende üleastumisi ning on pannud meisse lepitussõna. See on vaata huvitav. Kristus lepitas maailma enesega ega arvestanud neile. Ta ei arvesta enam meie üleastumisi, kui me oleme tema koos lepitatud Jumalaga. Haual ilmunud inglid andsid naistele soovituse, mida tasub meilgi tähele panna. Ta ütleb, tuletage meelde, mida Jeesus teile rääkis siis, kui ta elas teie keskel. Ja sealt edasi lugedes näeme, et naiste mälu taastus tegelikult. Neil hakkas meelde tuletama, ma arvan, püha vaim tuletas meelde paljusid asju, mida Jeesus oli rääkinud oma elu ajal. Ja nad pöördusid hauakambadest tagasi ja kuulutasid kõike seda neile 11 ja kõigile teistele. Me loeme seda Luuka evangeeliumi 24. peatükk 6-9. Ja meile antud ülesanne rääkida Jeesuse üles tõusmisest. Tema elab. Seda nii oma sõnade ka oma eluga. Ühes koguduses vaadati pühade ajal Jeesuse elufilmi. Ma loodan, et te olete ka näinud seda aegade jooksul. Mitu erinevat varianti olemas. Ja film jõudis sinna kohta, kus Jeesus risti löödi. Ja mitmed vaatajad nutsid selleks südames, neil oli nii kahju Jeesusest. Ja saal oli nagu haudvaikne. Ja tagareast üks 5-aastane poiss hüüab üle saali. Ärge nutke. Ma tean, kuidas see lugu lõpeb. Ta ärkab varsti ülesse surdust. Jeesus ärkab surdust ülesse. Ärge nutke. Mõtlesin sellele, armas hea kuulaja, et meiegi elul võib olla õnnelik lõpp, kui sa oled kohtunud Jeesusega. Meiegi ärkame ülesse pärast oma surma, kui ma elan koos Jeesusega. Täna on see õige aeg kohtumiseks ja kui sa soovid täna veel kohtuda Jeesusega, siis on see aeg ka meie käes. Sa võid pärast tulla ja võime koos palvetada. Et Jeesuse rahu ja rõõm sind täidaks. Sest tema on surnud sinu ja minu eest. Ja ta elab. Ta on meie keskel täna siin. Jumal õnnistagu meid kõiki. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Hea taeva isa, me täname sind, et sina oled surnud meie eest. Issand, sina elad. Issand, sina oled üles tõusnud, issand. Ja issand, me võime rõõmsad olla selle üle. Mitte ainult rõõmsad, vaid rõõmustuda sellest, issand. Ja tunda igal päeval seda rõõmu, mis tuleb meie sisse sellest, Jeesus, et sina elad ja meie võime ka elada. Ja issand, täida meid oma rahu ja rõõmuga ja oma õnnistustega. Ja me mõistaksime seda, issand, mis on sinu tahtmine ka meie elude suhtes. Issand, sa tead, meie elus on ka olukordi, mis on nagu suured kivid haua uksel ülestõusmispüha hommikul. Ja naised mõtlesid, kes selle küll ära veedetaks. Aga nad sinna minnes nägid, keegi oli seda juba teinud. Keegi oli juba seda teinud enne, kui nad kohale jõudsid. Issand, meie eluski võivad paljud suured kivid langeda ja veededa ära eest, kui sina tuled ja puudutad neid. Võtad ära, issand. Ja sa oled Kristile surnud selle eest, et meiegi võlad, meiegi patud, meiegi eksimused ära võtta ja kustutada need oma vere läbi.
Jeesus, me täname sind tänase hommiku eest. Täname, et sa oled täna meie keskel siin. Ja seal palume tõesti, et sinu arm ja heldus võiks jätkuvalt saata ka sinu lapsi, meie kogudust, meie linna, meie maad. Ja issand, me täname sind, et sinu heldus on nii suur, issand, sina elad. Ja õpeta ka meid elama sellist elu, mis on õnnistuseks paljudele. Issand, tänu ja kiitus sulle. Ja issand, kui tänasel hommikul keegi ka igatseb oma südames sinuga kohtuda, veel rohkem, siis Jeesus, kuule neid palveid ja vasta üle meie väärt olemise. Issand, me täname ja kiidame sind. Sina oled üles tõusnud. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Aamen. Aamen.